Eesti keele õpik, lehekülg 81. Jälgi ja kuula. Mart käib jõuluajal taadi juures maal. Taat jutustab Mardile huvitavaid lugusid sellest, kuidas vanasti elati. Taat jutustas Mardile vanadest jõulukommetest. Toomapäevaks tehti kõik toad korda. Jõululaupäeval tõi isa kuuse tuppa. Lapsed ehtisid kuuske. Pere käis saunas. Ema küpsetas saia ja leiba. Jõulupraad oli ahjus. Kõik panid rahvariided selga. Siis sõitis pere saaniga kirikusse. Aisakellad helisesid. Lapsed said kingiks villaseid sokke ja käpikuid. Kui mina olin 6-aastane, tõi jõuluvana mulle kukeaabitsa. Eesti keele töövihik, lehekülg 63. Ülesanne number 1. Loeme. Vali sobiv sõna. Ja vaata, sul on kirjutatud sõna algus ja sina pead kirjutama sõna lõppu. Need sõnade lõpud on sul olemas siin all. Loeme neid. Maja, isa, kell, riided, aabits, õhtu. Ja kõik need sõnad, mis tulevad välja, olid meie õpikus, me lugesime uut teksti. Nüüd mõtle, mis sobib lõpuks. No näiteks esimene aisa ja lõppu tuleb kell. Kui ma seda kasutasin, ma kriipsutan maha, et see on juba kasutatud. Ja kirjutan siia ilusate tähtedega sõna lõpp kell. Korralikult kirjuta. Tähed ei tantsi, ei kuku, ei lenda. Ja nii edasi. Vana, isa. Kriipsutan maha, kirjutan siia. Jõulu, õhtu. Kriipsutan maha, kirjuta siia õhtu. Rahva, riided. Kriipsutan maha, kirjutan siia riided. Talu, maja. Kriipsutad siit, kirjutad siia. Kukke, aabits. Kriipsutad ja kirjutad. Ongi kõik sõnad valmis. Nii, vaata edasi. Ülesanne number 2. Aita päkapikul, kes on päkapik, vaata pildil. See on päkapik, tuleta meelde. Leida õige sõna. Ja siin on antud 4 sõna. Soojad, külmad, pikk, lühike. Kirjuta lausele õige lõpp. Ja nüüd sa loed lause. Esimene lause. Rebase saba on. Mis sõna sobib? Soojad, külmad, pikk või lühike. Missugune on rebase saba? Mõtle, vali nendest üks sõna ja kirjuta siia. Jänese saba on. Missugune? Vali üks sõna nendest sõnadest, kirjuta siia. Kui sa ei tea, mida kirjutada, siis proovi edasi lugeda. Võib-olla sa kirjutad järgmises lauses, siis veel kord mõtled, mis oli enne. Talvel on ilmad. Missugused? Vali õige sõna, kirjuta lünka sisse. Ja viimane lause. Suvel on ilmad. Missugused? Vali üks lause siit. Üks sõna siit ja kirjuta siia. Kõik sõnad on tuttavad. Ja siin midagi keerulist ei ole. Ja ülesanne number 3. Kirjuta sõnad, milles on. Ja edasi, esimene rida. 3 tähte. Mõtle sõnad, kus on 3 tähte. Hea, no näiteks ema, 3 tähte. Isa, 3 tähte. Üks, 3 tähte. Õun, 3 tähte ja nii edasi. Mõtle oma sõnad välja, mida me oleme